Tere tulemast minu kööki, hea köögisõber. Mina olen Arvo Kassin. Hakkan täna valmistama maitsvat ja huvitavat toitu. Täna tahaks teha seeneomletti. Algretsept on siin salmemasso retsept ja siin ma võtan seeni 200 kuni 300 grammi. Ma ei tea täpselt palju neid on. Siis võid. Üks supilusega täis, ehk tundub, et kuskil 50 grammi. Siis porrulauku on üks mingisugune 5 sentimeetrit. 5 muna, piima on siin 0,75 milliliitrit. No kindlasti maitseks ka soola, maitsestan soolaga, pipraga. Ühe sibula ka hakin sisse, panen paprikat ka juurde, need kõik pannil. Ma kuumutan. Ja muud ei olegi. Hakitud seened, ma hakin ära seened. Hakin porulaugu, sibula, kuumutan võis. Nii kaua kui vedelik on aurunud, siis jahtub natukene. Ja siis munakollased segan piimaga ja seentega. Lõpuks maitsestan soola, pipard, munakollased ja küpsetan raeahjus. Lisandiks ma panen ilmselt, mul on eilsest kartulipüree, selle soojendan üles ja muidugi salatid. Munad ma eratasin ära, munavalged ja munakollased. Seeni ma nüüd hakin. Kõigepealt lõikan jala ära, peenestan jala, seened seibideks ja natukene siis vähemaks. Need lähevad panile praadimisele. Nüüd tuleks see porru ka ära tükeldada. Kõigepealt ma tükeldan ta riba seibideks niimoodi. Ja siis ma teistpidi kuubikuteks. Nüüd ma kuumutan pannil. Nii. Ja võtaks nüüd paprikat ka. Võtsin paprikal juba seest sidavikku välja. Paprika on ilusat värvi. Kõike paprikat ma ei raiska. Hoiame teiseks korraks ka. Muidugi maitsestan võib-olla isegi paprikapulbriga. Sibula ka kasutame ära. Pann on tulel ja nüüd ma panen siia törtsa natuke seda õli ka, aga või
või ja õlisegu on päris hea. Ja siia läheb sisse sibul koos porruga. Natukene kuumutame. Sibul annab oma hea maitse õlile ja siis see õli hakkab maitstama kõike ülejäänud. Võime panna ka paprika, midagi juhtub. Väga palju me ei kuumuta. Nii, sibul on juba klaasias ja siia ma panen munaseened ka kohe sisse. Eks seened natukene ajavad välja võib-olla vedelikku mahla, aga nad aurub kohe ära ka. Ja siis ongi see praad, pannipraad ühel pool. Nii, las ta nüüd kuumeneb. Nii, seened on ka valmis juba. Natukene võib panna talle pipart ka. Või mingit maitseainete komplekti. Ja siin rohkem ei olegi vaja seda kuumutada. Nüüd ma kallan ta eraldi kaussi, plekist kaussi ja siis jahutan ta maha. Ta liiga tuli. Siin ma kallasin niimoodi siia kaussi, plekist kaussi ja lükkasin ta servade peale, et ta oleks hästi õhukene. Ja siis ta jahtub rutemini ära. Siin ma natukene munakollaseid ajan laiali. Panen juurde siia selle piima. Lisan selle vipra siia. Maitsestan ka teda soolaga natukene. Ja kui nüüd seened on nüüd enam-vähem jahtunud, siis saab ka. Panin külma vee vanni ja nüüd on ta jahtunud. Ja siia ma panen juurde nüüd selle, liidan kokku selle munakollased seentega. Ja segan segamini. Ma võtan siit kausist ära. Talle meeldi siin, et ma loksutan. Nii. Munavalget ma selle sama vispliga tõin mahule ja nüüd ma lisan siia munavalged. Maustad munavalged. Ja see kannad sisse. Ja siis ma panen ahjuvormi. Ahjuvormi ma määrisin ära võiga igaks juhuks. Äkki ma ei saa teda kätte sealt. See on selline ettevaatus-abinõu.
ma arvan, et see peaks saama paras õhuline. Aga ma ei ole seda ennem teinud, siis ma ei tea, kuidas ta õnnestub. Teil on kergem, sest mina olen teinud juba. Ja ega ma ei valeta. Nii, ega siin paremaks ei lähe. Üksikud väiksed tükid on sellised, veel munavalge tükid, vahutükid. Nii, ega siin. Ja nüüd ma võtan selle klaasist vormi, mis on võiga määritud mul. Ja nüüd ma kallan ta siia sisse. Ma isegi ei tea, kui kaua ta peaks seal. Ahi on mul pandud 200 kraadi peale. Ma ei tea, kui kaua ta peab küpsema, vist kui muna on hüübinud, ega vist rohkem eriti ei ole vaja. Siin on kõik sellised töödeldud ained. Muidugi võib siia panna nüüd peale rohelist peterselli, tilli, võib ka pärast. Ma ei usuta nüüd ära kõrbel. Ma panen natukene kuivatatud peterselli siia peale. Ma ei usuta, halvemaks saab. Nii, ja nüüd ta läheb ahju. Siin minu seeneomlett on siis ahjust väljas, oli 200 kraadi ja 10 minutit. Ja nüüd ta natukene jahtub ja siis saab serveerida. Kui meeldis minu video, pange alla meeldib ja see mind rõõmustab ja teeme järgmise jälle video teile. Niisiis seeneomlett on mul taldrikul. Head isu!